väga hea on jätkata eelmise kõneleja juttu, ehk et Merit on üks nendest tarkvaradest, kes on andmesilla kasutusele võtnud ja tänu sellele siis saame pakkuda automatiseeritud majandusaasta aruande saatmist otse äriregistrisse mikroettevõtjatele. Paar sõna võib-olla sellest, et kellele teeb Merit tarkvara oma tarkvara. Meie klientuuri võib suures laias laastus lüüa kaheks. 70% on inimesed, kes peavad ennast raamatupidajaks, kas nad siis töötavad raamatupidamisbüroos või teevad nad ise mitmetele firmadele raamatupidamist. Ja 30% on siis sellised väikeettevõtjad, kes kas siis osaliselt või täielikult proovivad iseenda raamatupidamisega hakkama saada. Mis siis võiks iseloomustada head majandustarkvara tänapäeval, kuna meie raamatupidamine on liikunud suurte sammudega kogu aeg digimaailma poole, siis kindlasti on üks õige tarkvara pilves. Ühes õiges tarkvaras on olemas e-arvete saatmise ja vastuvõtmise võimekus, mis on meil juba tegelikult väga ammu, aga paraku endiselt tuleb kogu aeg meelde tuletada, et võtke palun kasutusele. See protsendid, kes seda kasutavad, on endiselt väga väikesed. On loomulikult olemas ühendused pankadega, võimekus otse Maksu- ja Tolliametiga liidestuda, mis ka võiks olla palju rohkem levinud, aga on selline vale arusaam asjadest inimestel jäänud, et Maksu- ja Tolliamet koheselt hakkab nende andmeid nägema, kui nad selle liidestuse teevad. Me kinnitame, keegi ei näe mitte midagi peale selle, mida te ise saadate sinna. Üks oluline punkt ongi siis mugav majandusaasta aruande koostamine ja esitamine, millest siis pärastpoole natukene juttu tuleb. Loomulikult ka siis kogu see digitaliseerimise maailm ja järjest enam ilmselt hakkab ka majandustarkvaradesse liidestuma AI. Aga nüüd siis vähekene sellest teenusest, mis siin eelnevalt juba jutuks oli, et andmesild. Ja Merit tegi selle tõesti ära enam-vähem kuu ajaga, kui see välja tuli. Me jõudsime taga laivi juuni alguses, et esimesed kiired juba said eelmise aasta majandusaasta aruande esitada läbi selle. Programmis on see asi tegelikult väga lihtsaks tehtud. Kõigepealt tuleks teil ennast aktiveerida see teenus. Seda saavad teha need inimesed, kellel on õigus äriregistris majandusaasta aruannet sisestada. Ta lihtsalt peab ennast siin meie programmi seadistuses aktiveerima. Tema käest küsitakse rikipoolset kinnitust, tingimustega nõustumist ja kui olete valinud endale sobiliku autoriseerimismeetodi ja ennast tuvastanud, siis ongi liidestus olemas, kus on näha siis ka selle liidestuse koostamise hetk ja praeguste andmete põhjal lubatakse seda või kehtib see liidestus 2 aastat. Järgmise sammuna lihtsalt, kui tal on aasta lõpetatud programmis, lähete majandusaasta aruande koostamise menüüsse, valite siis endale sobiliku perioodi ja loomulikult, et andmesilla kaudu praegu saab esitada mikroettevõtja, siis tulebki aruande vormiks see valida. Selle järel programm koostab teile bilansi ja kasumi aruande ja kuvatakse teile siis kõik andmed, kõikide bilansikontode, kõikide kasumi aruande kontode käibed ekraanile, sest et riik ootabki meie käest ainult põhimõtteliselt bilansikontode saldosid ja kasumi aruande kontode käibeid. Nüüd siis see niinimetatud keeruline osa ehk et klassifikaatorite valik, mis on meie programmis tehtud hästi lihtsaks, lihtsalt vajutate nuppu, et impordi klassifikaatorid ja kõik kontod saavad endale õige tunnuse külge. Jäävad valimata ainult need kontod, mis on nüüd kasutaja enda poolt loodud, näiteks mingid pangakontod, aga ka seal me oleme tulnud igakülgselt abis ja pakume ainult neid, mis sinna gruppi on sobilikud. Pärast seda, kui kõikidel kontodel on klassifikaatorid küljes, tuleb lihtsalt andmed teele saata ja vaadata
siis tagasisidena, kas on mingisuguseid probleeme või muutmist vajavad asju. Ja noh, nagu näete, nii lihtne see asi ongi. Miks siis üldse võtta seda andmesilda kasutusele? Tõesti, praegu seal on olemas ainult see mikroettevõtja vorm, mis tegelikult oli meil ka olemas juba varasemalt faili teel, aga kuna riik lubab ikkagi järjest rohkem seda teenust laiendada, on tulemas standardaruande vorm ja mis siis eelkõige annab kasu selle andmesilla teenuse kasutajale, on andmete kvaliteet. Kindlasti ei teki inimlikke eksitusi. See on üks väike samm tuleviku raames ehk, et kui tulevad juurde standardaruanded, tulevad juurde lisad, et esimene samm on juba tehtud ja järgnevate osade lisamine on juba märgatavalt lihtsam. Me oleme kõik ka selle poolt, et riigiga suhtlemine peaks järjest liikuma digitaalsemaks ja see on ka üks nendest sammudest. Ja loomulikult ka raamatupidajate puhkusest oli siin juttu, vähendab see oluliselt ka raamatupidajate halduskoormust. Ja nii lihtne see oligi. Kui ma oleks pidanud seda näitama otse laivis, siis ta oleks võib-olla läinud veel rutem. Tänan! Aitäh sulle! Hetkel ma siin praegu küsimusi sulle ei näe, ju oli kõik nii selge, aga ma küsin ise, et kas sa oskad hinnanguliselt hinnata? Me oleme siin palju rääkinud ja sa ise mainisid ka aja kokkuhoidu. Mida see tähendab selle mikroettevõtte jaoks? Oskad sa hinnanguliselt anda? Palju ta aega kokku hoiab? Ta tähendab, ma arvan, et kõige rohkem ta tähendab sellistele inimestele, kes ei ole nagu otseselt raamatupidamisega ise väga tugevad. Ehk et need samad ettevõtjad, nad ei pea mõtlema, kuidas see bilanss seal kokku saada, kuidas äriregistris neid andmed õigetele ridadele saada, vaid kõik on tema eest tehtud. Kõik see andmete toksimine ühest kohast teise, kõik see otseselt ei ole mõõtnud, aga kindlasti ta on oluliselt kiirendab seda protsessi. Väga lahe. Aga aitäh sulle! Palun! Aitäh!